ma panen sulle ka praegu nuga sisse, kui tahad. No, alati võib proovida. No davai jõhali, Tundub nagu, et sa oled ohtlik natuke tüüp. Mis asja? Oled sa nagu ainult loomadele ohtlik või oled sa inimestele ka ohtlik? Ma olen Ilves ja ma olen. I jõhali, ta kui tuust ei ole. Tuleti mulle sinna keerama. Tihemetsa mees Viktor Ilves on vägivaldne tüüp. Naabrid teda igal juhul kardavad, eriti vihkab Viktor aga loomi. Külarahva sõnul saab iga neljajalgne, kes Viktori teele satub, säru. Mees olevat kasse suisa haamriga laiaks peksnud ja püssist tulistanud. Tuli lava peale ja mina pani kohe sisse ja kuul lennas suust välja. Kus see toimus? Siin sama toas. Sinu enda kass või? Ja. Eriliselt vihkas Viktor Ilves aga oma naabri Sergei Ponomarjovi koera Tipat. Juba siis, kui Tipa alles väike oli, pidas Viktor vajalikuks talle jalaga usada. Koer jättis sellega meelde ning iga kord, kui Viktor temast möödus, saatis ta teda vihase klähvimisega. See oli looduse kroonile loomulikult liigmisliig ning Viktor andis Tipale lihtsalt nuga. Esimesel korral tapatöö aga ebaõnnestus ja Tipa jäi ellu. Teisel korral läks Viktor Ilves kindla peale välja ning jagas noahoope juba hoolikamalt. Paar hoopi tabasid kutsad selga ja kaela. Ülejäänud torked susas mees koerale otse keset nägemist. Keegi midagi ütleb, mina läksin sinna, kukkusin jälle urjutama. Ma mõtlesin, Viktor, mis on nüüd ometi tiid, sa oled hullus läinud või? Ja siis väike Anneli läks juurde, ma ütlesin, Anneli, mine eemal ära sa juurde küll mine. Ja siis kuulas, siis viskas, pussitas veel ühe korra ja siis viskas sinna sammusse, ma ei tea, kust see noabis, võttis ratta pani minema. Mina ei tea, kui mina ei ole sinna läinud urjutama hakanud, kas nad oleks rahnud seda koera ära tappa või ma küll ei tea. Viktor ise aga ei kahetsenud küll mitte midagi. Kas mul pika viina olla, siis ma oleks ta läbi läiganud. See oli väike. Ma pidi võtma seda selle kuradi vikati. Vot see sama vikati. Ja, sellega lööks läbi vägevalt ju. Kohe nagu p**skanna. Kohale kutsutud loomakaitsjad toimetasid Tipa kiiresti arsti juurde ning andsid asja politseisse. Viktorit muidugi mingi vanglasse sattumine ei morjendaks. Mehe enda sõnul on ta juba kinnimajas istunud ja just oma elu parimad aastad. Viktor näitas uhkusega vanglas tehtud tätoveeringuid. Niimoodi rääkis Viktor Ilves aasta tagasi, mida aga oli mehel paar päeva enne kohut öelda. Tundub, et vestlused politseiga olid meest veidi taltsutanud. Ometigi ei kahetseda ikka mitte midagi. Ei teinud ma mitte midagi valesti. Nüüd on raumajas. Nüüd võib kõnnida kõik ravas mööda. Agu. Nällane koer. Mille jaoks nad võtsid? Kuradi sita unikut raisk. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, õues ei sulle iial silmid. Aja möödudes on Viktori jutt siiski veidikene muutunud. Tollastest sündmustest pajatades meenub Viktorile, et hoopis koer ründas teda. Too ammustas mind 3 korda ratta pealt maha. Ei, nüüd sa vuserdad, ta oli ju ketis ja seal aia sees, sa ei julgenud ligi minna, sa üle aia andsid talle nuga. Ei olnud üle aia. Ta tuli juba väiksed lipakat. Ta ronis juba koos ketiga, ronis välja. Ja hakkas võtma mind. Vastas korma ennast purju ja põhjalikult muutuks siis Seda juttu politseiuurija aga uskuma ei jäänud. Kuidas üks aedikus ning ketis koer kedagi rünnata saaks. Lisaks oli Viktor ka võõral krundil. Prokuröriga sõlmitud kokkuleppe järgi läheb Viktor Ilves pooleks aastaks vangi. Ometigi ei saanud kohus seda kokkulepet kinnitada, sest Viktor ei ilmunud kohtusse. Huvitav miks? Mul polnud raha. Millega ma sõidan? Mille eest ma sõidan?
aga nüüd ülehomme on kohus, kas nüüd on raha praegu? Praegu pole raha mul üldse. Et siis ülehomme ka ei lähe? No kui politsei järgi tuleb, viigu ära. Ma ei taha sinna minna. Ma olen kunagi hullu, nii ja naad, no lööd inimese maha, siis ei anda mitte midagi. Viktor on vastuoluline mees. Eriline viha tundub tal nüüd olevat juba naabrimemmede vastu. Põhjuseks jällegi koerad. No kui mind kinni pandas, no siis on vanamutid lõpp. Mis sa teed vanamutidega? Mina ei tee mitte midagi, sõbrad teevad. Need vaata, vanamutid käisid need koeratama siia, no sittuma koeri. Minu õue peal. Esialgse kokkuleppe järgi pidi Viktor Ilves 6 kuud reaalselt vanglas istuma. Kuna Viktor ei jäänud aga varem kokkulepitu juurde, siis prokurör, kaitse ning härra Ilves sõlmisid täna uue kokkuleppe, mille kohus ka kinnitas. Viktor Ilvese karistuseks määrati koera pussitamise eest 8 kuud vabaduse kaotust 3-aastase katseajaga. Riigi tuludesse peab Viktor Ilves maksma 6525 krooni. Sellele lisandub veel advokaadile makstav 790 krooni. Õnneks pole Tihemetsa memmedel vaja nüüd Viktorit ega ta sõpru karta, sest loomapiinaja jäeti vabadusse. Loodame, et Viktori sõbrad ei tule ka nüüd Tihemetsa memmesid kollitama ja hirmutama. Aga mis on saanud tipast, kutsast, keda Viktor julmalt pussitas? Tänaseks on palju kannatanud koer uues kodus. Tõsi, seda pidi ta varjupaigas ootama tervelt 8 kuud. Siiani on aga kõik rahul, nii pererahvas kui tipa naudivad teineteise seltsi. Arvatavasti ootab nii tipat kui Viktorit veidikene teistsugune suvi kui senised.